mees istub restoranis laua taga, eks ju. Ja kelner tuleb sinna. Ja mees ütleb, kuulge, et vabandust, ma korrast üritan, et vaat me tellisime seda, et mis veini te oskaksite mulle siia juurde soovitada? Kelner nüüd vaatab toidukaarti, mis ta tellinud on või seda asja. Te olete muidu daamiga või? Mees, jah, ikka naisega, jah. Selle samaga, kes praegu WC-sse läks või? Selle samaga, jah, telligi viina. Jukule tuleb onu külla ja Juku kiidab talle, et oi onu kuule, et kas sa tead, meil sündisid kaksikud? Ja ma tean küll, on ju tore ju. Muidugi on tore, aga mina tean juba, mis nende nimed on. Kus sa tead? No ma kuulsin, juhtusin kuulma, kui isa ütles. Mis ta siis ütles? Kurat ja põrgu. No ühesõnaga sügav glasnosti need perestroikad ja muud jutud, mis kõik tulevad, eks ole, siis tehakse seal kuskil selline meeletu allahindlus või ühesõnaga selline uus asi, et Ameerika sõjaväelased lubatakse ühte Nõukogude tuumabaasi. Tuleb sõjaväelaste grupp kohale, kõik seal vaatavad, uudistavad tipu, betoon, seinad 6 meetrit paksud, väga vägev on ja ilgelt tore. Käivad seal kuskil oma toas ja korraga tormab mingisugune polkovnik sinna tuppa, kes viskas kirsa puldile? Kõik, et mis kirsa, mis pult, mis asja. Ma küsin, kes viskas kirsa puldile? Keegi tegi iidi oska öelda, jumala eest öödega mütsi asjast ei tea. Kõigil toeklaamang võtti läheb kättega juures ja nii kui tuleb välja, kes viskas kirsa puldile. Okei, nagu käsule ollakse harjunud alluma, siis kõik viskavad, hakkavad seal pumpama niimoodi. Panevad seal 2 tundi pumpavad juba kätte juures, polkovnik tuleb tagasi, sigane vihane, et kurat, kes viskas kirsa puldile, kas tuleb välja või tule? Üks Ameerikas, aga meil Ameerikas pole enam teie Ameerikat, kes viskas kirsa puldile? Sõidab mingi vend, sõidab autoga mööda maanteed on ja korraga vaatab. Mingi vend seisab tee ääres hääletab õnnetu moega, peab siis kinni, mis juhtus? Vend näitab üles puu otsa, vend vaatab. Sapikas on puu otsas. Mis sa oled loll peas, kuidas sa nii kõrgele said? No ma ostsin Zaporožetsi. Ma teadsin, et ta on väike, tal on õhkjahutus, tal asub mootor taga mitte ees, aga raista kardab koeri ka veel. Ühesõnaga sõjaväeõppused ja need kuradi desantnikud on siis lennukis ja langevad rüpped alla. Pašol ja üks vend Ivan ei taha minna kuidagi. No, mine alla! Ei, ma ei saa, mul on hääl ära, ma olen haige, ei, ma ei saa minna. Mis? Kurat välja, mis hääl ära siin? Ei, mina ei saa, mul on hääl ära. Ja siis see kapten kutsus Seeru appi. No, saad välja või ei saa? Kahek siis madistavad ja viskavad Ivani välja ja suure rõsulise peale viskasid välja. Kuradi kõva poiss oli. Oli jah, väga kõva. On siis lugu selline, naine tuleb kuskilt sealt supermarketist või kuskilt ärist tuleb seal koju uue kleidiga ja küsib, paneb selga, küsib meie käest, et kuidas see kleid sulle meeldib. Mees on vaatab, päris niuke, kuule tead sa, see kleit on nagu vesi. Mis asi, nii palju paistab läbi või? Ei, ta on nii maitsetu. Paaris on selline, paarist kuuldud dialoog, et ei tea, miks naised üldse abielluvad. Napib elukogemust nähtavasti. Aga miks nad siis lahutavad? Napib kannatust nähtavasti. No aga miks nad siis uuesti abielluvad? Napib mälu nähtavasti. Istub mees peldikus, ajab Eesti asja ja korraga kõrvalt keegi koputab vastu vaheseina. Kuule, ega teil seal paberit ei ole? Ei ole? Äkki on ajalehte või midagi? Ei ole, noh. Siis tuleb vaheseina alt käsi 25 kroonisega. Äkki vahetada sellegi peenemaks? Ühesõnaga Juku tuleb poodi, ütleb, et vabandage, ega teil ümmargusi vihikuid ei ole. Ei ole, aga esimese klassi liimi. Ei ole. Selja tagant mingi meesterahvas. Kuule, poiss, ära puuderda siin tädil ajusid, astu edasi. Vabandage, kas teil Eesti gloobust on saada? Läks mees metsa kusele. Nägi karu. Näe, sittus ka. Loomaaias. Issi, kuule, ega see gorilla ometi puurist välja ei pääse. Poja, lähme edasi, see on alles kassa. Naabrid ajavad oma veel juttu. Kas te kuulsite, et lapsed olla eile linna tagant põllu pealt sõjaaegse miini leidnud? Kuulsime, väga hästi kuulsime. Nii, nüüd tuleb üks peenikene valem, mis meestel oleks soovitav meelde jätta, naised parem palk üldse kõrvalt kinni. Nii, kui tekib raha, siis tekivad naised. Kui tekivad naised, raha kaob ära. Kui raha kaob ära, siis kaovad naised ka ära. Kui naised ära kaovad, siis tekib jälle raha. Kui nüüd siit surnud ringis kuidagi naised ära kõrvaldada, saaks päris rikkaks. Kõnnib Juku emaga tänaval. Emaga ja korraga
emal varrukast kinni ja sikutab. Imme, kuule, ostame selle tütarlapse sealt. Mis on nüüd nalja teed, Juku, inimesi ei saa osta. Mis sa räägid, kui sina olid maal, me issiga küll ostsime. Noor tüdruk ütleb, ema, ma tahan venda. Ema ütleb, no ma ei tea, räägi temaga. Ema on vannitoas sooritamas hommikust tualetti, peseb seal virki-värki. Isa astub ka sinna ja vaatab, kuule, memmel tagumik paljas. Uks kõmm kinni, kohe memmele tagant sugame reist. Korraga väike Juku paneb pea ukse vahel sisse, jääb niimoodi vaatama. Isa et siis kuidagi piinlik olukorda päästa. Emmale vastu tagumiku käega laksu. Saad aru, ei löö enam väikest Jukut, said aru? Juku selle peale, et õige jah, keera selle eest veel kassile ka taha, et ta raiski kriimustaks. Tšuks naasedes reisilt Moskvast annab siis teistele sõpradele seal muljed edasi ja ütleb, sammunigi kõnnin seal, vaatan, kurat, seksshop, astun sisse, saan vähe aega vaadata, müüja tuleb sinna, küsib, saan ma teile midagi anda, ma algust kohmetan ära, sammunegid, et olen vait, siis ütlen, et jah, tahaks midagi naisele. Tema siis hakkas mulle soovitama, lõpuks ostsin ära ühe väga ilusa pitsilise öösärgi, väga erutava puha. On siis tegelikult ka erutav. No päris hea sammunegi, vaatad peale, kõik on näha, kurat, rätik, kasukas, vildid. Neiu, kas te sooviksite osaleda meie hambapasta reklaamis? Oi, meeleldi. Väga hea, meil jäigi kobras haigeks. Päkapikk astub poodi, ütleb, palun mulle tikudoosi täis juustu. Nalja teed või? Ei, kui ma mõnitaksin, siis ma laseks viilutada ka. Saavad üle teatud aja kokku 2 venelast. Üks ütleb, Vasjakule, ma tahaksin sinuga väga sinu emast rääkida. No, milles asi? Matt Vaju, millal sa mulle oma võla ära maksad? Mees ja naine on eelmisel õhtul koos mingisugusel suuremal peol käinud hommikul naine nügib meest, ütleb, ärka mu kiisuke kullake. Me ei ole täna kiisuke, ma on kalake. Aga kuidas kalake? No jalgu alla ei tule ja vette tahaks. Neiu on günekoloogi juures ja doktor küsib, et vabandage, palju teile erinevaid mehi on olnud? Mingi 5-6 või niimoodi. Nii vähe? No oli kehv nädal, jah. Mees tuleb hommikul parajalt pommis peaga koju siukene varakult, et naine on kohutavalt ärritatud ja murelik. Issand jumal, kus sa öö otsa olid? Ma niimoodi muretsesin, ma ei saanud silma täitki magada. Mis sa mõtled, et mina magasin või? Mees astub arsti kabinetti. Doktor küsib, teie perekonna nimi palun. Mees ütleb, Peterson. Ma näen, et te olete kokutaja. Ei, mina räägin jumala normaalselt, isa oli kokutaja. Aga need ametnikud, kes mu nime registreerisid, olid küll idioodid. Tuleb naine arsti juurde, ütleb, doktor, iga kord, kui ma peeglisse vaatan, tuleb meeletu tahtmine oksendada. Millest see olla võib? Hea nägemine võib olla. Vestlus rannapromenaadil. Kallis, miks sa hiljaks jäid? Ma ei jäänud üldse hiljaks, ma töötan siin päev läbi ja pole ma midagi nii kallis. Tuleb uus rikas arsti juurde käeluu pooleks. Arst vaatab, ütleb, kuule, siin ei ole midagi teha, siin tuleb kips peale panna. Ah, kuule, nalja, mis kips, pane vähemalt marmor.